tore. Me oleme nüüd Tallas Cancun lennu peal. Meid juba taheti Tallases skämmida ja raha küsida. Siis mingi tüüp tuli, et aitab meid kiiremini check-in eest läbi. Mingi, oh jah, meil on hullult kiire. Ja siis mingi teised turistid tulid ka. Ja siis viis läbi ja siis on mingi, et andke mulle kiiresti raha. Ruttu. Me mingi, meil on sul mingit raha nagu. Istu sisse see raha omal. Ja ta mingi, et ei, te peate andma, et te saite läbi, saite teenus. See ei öelnud meile enne, et sellest raha küsida. Ei, ütlesin küll, et te ei öelnud. Te olete väga targad. Ja siis jooksis minema. Skämmisime teda ise. Me ei ole mingid lihtsad turistid, me oleme eestlased. Igatahes me jõudsime lennukile. Kõik on juba hästi, saime mingi laia istuda. Nii et algus on palju lubav. In addition, better regulations prevent smoking, including making baby clean. Nüüd lasti Meksikosse sisse. Ja mida me tulime kõigepealt tegema? Kus tequilat saab? I spy with my little eye. Seiklused jätkuvad, sest et meil ei ole kohvrit ja me ootame nüüd bussi ja siis me peame linnas saama veel hotelli kuidagi. Nii tore kõik! Ja tequilat me ka ei saanud, sest baar pandi kinni ja isegi kui see oleks lahti olnud, siis oleks maksnud $24. No thank you! Äkki raha, siis me hakkame seda tegema. Saatnud 4. Siin Tulumis, Cancunis ja sõime just hommikusööki, mis siin oli mingi Rooster Cafe's, kuhu ta on nagu mega täis. Ja nüüd me läheme jalutame linna peal veits ringi. Kohvrit meil ei ole endiselt, kuigi see pidi 12:30 tulema, kell on juba 1. Nii et tahaks kohvrit varsti saada, sest meil on mingid pallikleedid umbes kaasas ainult. Aga siin on niimoodi, et jootraha oli tal kohe arvele sisse arvestatud. Ja ainult mingi mõne euroga, aga kohe oligi, et kas sa tahad maksta koos jootrahaga või ilma. Ja siis nagu kuidas sa ütled talle, et ma ei taha sulle jootraha anda. Ja nad olid siin nagu mega sõbralikud ka, nii et ega meil ei jäänudki muud valikut üle, nii et ikka jootrahaga toetame siin väikseid toredaid Mehhiko lapsi. Aga ei, see oli väga tore koht, nii et siia me soovitame tõesti tulla. Rooster siis Cancunis. Me oleme praegu turul ja proovime teha nägu, et me oleme kohalikud, et meil ei pakutaks kõiki tooteid, mida pakutakse. Kõiki tooteid. Eriti pakutakse meil tequilat. Kas me näeme välja nii, et me ei ole nagu joonud? Meil on vähemalt 4 korda tequilat pakutud. Ja siis meid kutsutakse poodi vaatama tooteid igal pool. Ja tequilat vaatama. Tequilat vaatama. Kuidas see käib, aga klaaspidadis või teepoolest käib niimoodi, et nagu sellesse samasse
väiksesse pudelisse villitakse sama jooki pärast ka, mitte neid ei tehta katki ja mingis jooki ära. Ma ei tea. Aga samas ütleme, et need esimene alkohol. Teine päev siin Cancunikeses. Ma olen endiselt valge, sest me ei jõudnud eile päevitada ja me magasime hoopis. Aga nüüd me läheme hommikusööki otsima või no me teame, kuhu me läheme minna, ma loodan, et me jõuame sinna mingisugusesse juice kohta, kus on tervislikud toidud ja siis me natukene tahame siin ringi jalutada veel, shoppata, päevitada täna, sest täna on ilusam ilm ja siis me tahame õhtul minna ikkagi divertidama, Fiestamaja, divertidama mingile turule siin lähedal, meie maja ees täpsemalt, nii et väga lähedal ja see ongi meie viimane päev Cancunis. Vot. Vabandust, Kadri üritas midagi öelda. Üritasin öelda, et me peame täna lausa kõiki neid asju tegema, sest et täna on meie viimane päev Cancunis. Ja muidu me ei saagi, sest et ega me ei saa siia pärast tagasi tulla. Vot. Ja lähevad jah suvalt. Ma ei tea, lähme siis või? No nüüd võib-olla mitte. Meil on nüüd kõhud täis. Loomulikult me unustasime unustasime seda filmida, toitu ja kohta, aga väga tore oli. Väga maitsev toit oli. Väga head. Jaa, mega head kõhud, nagu väga suured portsud. Teenindus on hästi lahke. Ülilahke. Nii et ma ei tea, Mehhiko on nii tore. Ja nüüd me siis lähme jalutame veits ringi. Me oleme kaubanduskeskuses, mis on nagu elu, siin nagu klubi. Siin müüakse kõike. Kõike. See on mingi live muusika, ongi seal mees ja mingi räägib. Issand, see on mingi diskopood. See on. Jah, see on vist natuke suur, muidu see kuju poolest sobib. Ja mul läks see enda vaga natukene katki, et selles suhtes ma võtan nagu nii asja. Jah. Jah. Turistodena me leidsime üles 7-Eleveni ja just roosa Coca-Cola, sest see on limited edition ja võib-olla seda ei saa mitte kuskil maailmas enam mitte kunagi. Ja kuigi me oleme hästi healthy'd, siis me pidime ostma roosa Coca-Cola, see peaaegu kukkus. Seest me oleme suutnud loobuda nagu mitmetest kummikommidest, doonitsitest, igasugustest asjadest, et see üks asi, mis on suhkruvaba. Ja see on suhkruvaba ka. Yeah. Nii et see oli nagu tervislikkuse allikas. Siin on lahe suur mehikarik. Issand, me peame sinna minema. Tulime nüüd välja ja noh, külm. Otsime kuskilt takosid ja margaritasid.
Cheers! me tellisime takosid. aga me ei tea, kuidas me neid sööme, siis meil ei ole nagu söömisnõusid ja Kadri sai ainult taldriku, aga nii-öelda siin on mingi kaste, aga saad nagu täpselt aru, et kas see tako tuleb sinna pista või kuidas seda võtta peaksid. Keelega võtame kasted ja sülitame takot peale. Kõhud takosid täis. Sama siis sõi surnud nahkirmas, aga ei olnud. Mõtle, mis asi see cheester on? Kas see on nagu mingi juustumaja või? Kas see on nagu juustumaja? Ma ei tea. Mingi kahtlane. No Kadri, näita oma tantsusammud ette. Siin oli järgmine Eesti pallitantsude võitja praegu. Igal juhul. Saab Mehhikost otse parimad võtted. Meil on viimane päev Cancunis. Yeah. Ja me lähme nüüd hommikust sööma ja siis me lähme bussi peale ja siis me lähme Tulumi. Täiega tahaks minna sinna juba, sest et Cancunis on nagu kõik tehtud. Nii et ootame korraga Tulumi ja meil on seal vähe parem majutus vist ja tahaks nagu magada niimoodi see magamootori sees. See on kindlasti nagu tunneb puudutatult ennast, sest mootor on elu, et meeldib mootorit katsuda nagu for a living, aga teised inimesed. No võivad küll, aga me ei sunu seda ära. Nii et igal juhul sööma. Let's get food!